Ei ole olemas niisugust ühte hetke, kus sa saad öelda, et kui sa jõuad sellisesse punkti, siis sa võid lülitada teiselt käigult kolmandale käigule. Ja ma küsisin nendelt, et kui sa saaksid minna päris algusesse tagasi ja alustada uuesti, et mida sa teeksid täna teistmoodi. Üks asi, mis nad ütlesid, oli see, et nad kindlasti investeeriksid suurema kapitali oma alustavasse ettevõttesse. Üks suuri dilemmasid, mis alustavatel ettevõtjatel sageli on see, et kui kiiresti me võiksime kasvada. Sageli on põhjuseks see, et kui me oleme ettevõtte käivitanud, siis need tulud on alguses üsna väikesed ja sageli me ei saa ka endale kui oma ainsale töötajale oma ettevõttes maksta mingisugust tasu, vaid meil on olemas idee, meil on olemas usk, et see äri loob teistele väärtust ja sellel on potentsiaali. Ja nüüd, kui me hakkame oma äri kasvatama, siis sageli üks selliseid tüüpilisi otsuseid, mida ettevõtjad teevad, on see, et ma saan võimaldada oma meeskonna täpselt nii suure, nagu mu äri tulud võimaldavad. Ehk sa hakkad orgaaniliselt kasvama ja võib-olla siis ühel hetkel need tulud on sellised, mis võimaldavad võtta oma esimese töötaja. Ja see on sageli selline suur läbimurde koht, kuna väga paljud ettevõtjad jäävadki ju üksikettevõtjaks. Nüüd, kui ma võtan oma esimese töötaja, siis võib ka juhtuda olukord, nagu meil Starfishis oli, kui me alustasime, siis päris pikka aega Eestis me tegutsesime kahekesi. Ehk siis mina tegin tollel hetkel rahatarkuse koolitusi ja meil oli siis üks inimene veel lisaks abis, kes siis aitas ettevõtte muid funktsioone täita. Lisaks oli meil siis ka äripartner Leedus, kes siis alustas meiega samaaegselt ja kes siis samamoodi leidis Leedus omale ühe abilise, kellega siis koos Starfishi arendati. Nüüd võib-olla siia vastukaaluks võiks panna iduettevõtluse, ehk siis kasvuettevõtted ja mida nemad teisiti teevad on see, et neil on olemas idee, neil on olemas visioon, nad näevad seda, et see äri võiks turule väärtust luua, siis nad kaasavad kohe suures hulgas kapitali just selleks, et oma meeskonda kasvatada. Ja nüüd see otsustamise koht on nende kahe maailma vahel. Üks on siis selline võib-olla aeglane kasv ja väikeste riskidega ja teiselt poolt on siis kiire kasv ja suuremate riskidega. Ja ma arvan, see tõde on seal kuskil kahe vahel. Aga see on võib-olla üks mõte, milleni ma olen jõudnud alles aastaid hiljem, et kui me oleksime kiiremini pannud kokku suurema meeskonna, pannud rohkem kapitali ettevõttesse, et kus me oleksime võib-olla täna võinud juba olla. Ehk siis, et alati nagu selline otsustamise koht, et kui kiirelt me julgeme kasvada. Kuna ma kunagi käisin USA-s õppimas rahatarkust sellise ettevõttes nagu Rich Dad, siis ma kohtusin seal ühe Šotimaa abielupaariga, kes siis olid just värskelt tulnud ära palgatöölt ja kes olid teinud otsuse hakata investeerima kinnisvarasse. Ja nad olid siis esimese aasta jooksul ostnud oma esimesed korterid ja nende kinnisvara portfell hakkas üsna kiiresti kasvama. Ja sellise 7-8 aasta jooksul nad olid siis suutnud luua endale 300 ühikulise kinnisvara portfelli ja olid siis ühed suuremad sellised erainvestorid, kes olid seal Šotimaal kinnisvarasse investeerinud. Ja mäletan, kui ma ühel hetkel nendega rääkisin ja meil oli selline intervjuu, ja ma küsisin nendelt, et kui sa saaksid minna päris algusesse tagasi ja alustada uuesti, et mida sa teeksid täna teistmoodi. Ja mäletan, et üks asi, mis nad ütlesid, oli see, et nad kindlasti investeeriksid suurema kapitali oma alustavasse ettevõttesse. Nad võtaksid kohe endale tippjuristid, tippspetsialistid, inimesed, kes on juba täna oma valdkonnas professionaalid, selle asemel, et üritada lihtsalt selliste väikeste sammudega, võib-olla assistentide, abiliste abil orgaaniliselt kasvada. Ja see on ka selline mõte, mis on muga enda võib-olla peas, et kuna ma olen täna seotud ühe iduettevõttega, kes on siin 4-5 aastat tänaseks tegutsenud ja kelle turuväärtus on täna juba suurem kui sellel ettevõttel, kus ta välja kasvas, siis tekitab alati küsimusi, et kumb siis see tee on mõistlikum, kas selline orgaaniline, traditsiooniline viis kasvada või siis selline kiire kasv ja suur meeskond ja usk ja lootus, et see asi õnnestub. Nii et see on võib-olla selline mõttekoht ka sulle, kui sa oled täna ettevõtja, et kui kiiresti sa oled valmis kasvama ja kui palju sa oled valmis oma ettevõttesse panustama. Ma arvan, et see on võib-olla oluline ära tunda, et mis on see hetk, kus seda kasvukiirust muuta. Et ma usun, et ei ole olemas niisugust ühte hetke, kus sa saad öelda, et kui sa jõuad sellisesse punkti, siis sa võid lülitada teiselt käigult kolmandale käigule.
vaid see on pigem see, et iga ettevõtja võiks siis tunnetada, et kui sa näed seda, et turg juba soovib seda teenust või toodet, mida sa turule pakud, see nõudlus on piisavalt suur, sa näed seda perspektiivi ja potentsiaali, et kui mul oleks täna suuremad ressursid, suuremad võimalused, siis ma tegelikult võiksin kasvada palju-palju kiiremini. Siis võib-olla see on see koht, kus sa võiksid ka poolel teel teha ühe suurema investeeringu oma ettevõttesse, suurendada oluliselt oma meeskonda, võib-olla see viib su äri teisele tasandile.